Suur tänu Squarespace'ile selle nädala video toetamise eest. Rohkem infot nende kohta video lõpus. Tere kõigile, tere tulemast tagasi Pros of TK kanalil. Mina olen Leslie ja täna olen teel järjekordsesse mahajäetud lossi oma kõige armastatumas riigis kogu maailmas. Õigesti arvasite, uurin Prantsusmaal ja see koht on väga ainulaadne ja ajalooline loss. Juba jälle, ma näen seda juba silmanurgast siin. Las ma näitan teile, mida ma näen. Milline ilu kõik, milline ilu. See teekond saab olema otse muinasjutust, midagi sellist, mida sa pole kunagi varem näinud. Kauguses, laitmatul aasal kerkib esile kõrguv Prantsuse loss. Selle välimus on otse nagu filmist. Ehitatud aastal 1726 mõjuka ja võimsa Neveu perekonna jaoks. Perekonna jaoks, kes kasutas oma mõjuvõimu selles Prantsusmaa piirkonnas ja sai selle käigus erakordselt jõukaks. Nende loss annab selgelt märku selle perekonna jõust läbi põlvkondade. Selle koha viimane omanik oli aristokraat Jean. Ta jätkas oma esivanemate teed ja elas glamuuri ning rikkuse elu. Härra Jauksel oli 6 last ja armastav naine, kes kõik elasid siin koos. Paljude aastakümnete jooksul perekond lõi siin lugematul hulgal mälestusi ja jättis lõpuks kõik maha. Lisaks sellele, et oli suurepärane ärimees, armastas ta ka jahti pidada ning haruldasi ja klassikalisi autosid koguda. See maksis meile kahjuks ka selle. Sest 23. septembril 2013 sattus härra Jean autoõnnetusse ja hukkus koha peal. Tema lapsed olid selleks ajaks juba välja kolinud ja lossi maha jätnud, mistõttu see hakkas aastate jooksul aeglaselt lagunema. Kuni praeguse seisuni. Peaaegu päästmatu. Lubage meil teid selle meistriteosega tutvuma viia ja näidata, mis on sellest igavesest ilust alles jäänud. Tere tulemast tagasi kõigile järjekordsele Pros of TK episoodile. Mina olen Leslie ja täna uurime üht 18. sajandi mõisa. Nagu mu näolt näha, olen selle pärast tõesti väga elevil. Sellel on suurepärane ajalugu. See on suurejooneline ja hoolikalt säilinud paik ning olen taas oma täiuslikus 18. sajandi riietuses, et selle kohaga sobituda. Soovin tänada Martini, kes kaamera taga seda kohta filmib. Tema link on kirjelduses. Ta teeb Touch Airbags'i videoid ja teda tasub samuti vaadata. Nii et ilma pikema jututa paneme mu kaamera pähe ja lähme avastama seda laitmatut kohta, mis kuulub härra Jeanile. Kust me alustame? Ma arvan, et lähme kõigepealt läbi keldri ja vaatame, mis siia maha on jäänud. Ma arvan, et see on video jaoks hea algus, sest nende mahajäetud losside keldritesse tulid enamasti ainult teenijad, kes valmistasid siin toitu ja tegelesid kõige vajalikuga. Aga esimene asi, mida ma siin keldris näen, on see piljardilaud või snuukrilaud. Ma ei ole kindel, sest seal on kate peal, aga jah, ma näen seda. Seda kasutaksid selle koha omanikud ka lõõgastumis- või vaba aja ruumina. Ja kus nad saaksid hiljem võib-olla ka mänge mängida. Lossi ajaloos on jäänud maha palju potte ja panne endistelt omanikelt, millega teenijad tõenäoliselt kõik toidud valmistasid. Ja siin on meil ka ühe maja makett. Kas sa juba nägid seda? Vau, see on nagu suur villa, mis on ilmselt praegu kuskil Prantsusmaal ehitatud. Ja neil oli selle koha makett siin lossis olemas. Vau. Nii et ma arvan, et see oleks lossi köök, kus teenijad vanasti süüa tegid. Omanike jaoks on meil siin alles see pliit, valge puupliit. Natuke tuhka on seal ikka sees. See oleks ahju osa. Siin on meil väike kraan, sellest sai igal ajal kuuma vett võtta. Ja ma arvan, et tuld tehti kas siit või siit poolt. Need on üsna kinni jäänud. Ja siis kohe siin on meil veel üks kamin muude ülesannete jaoks. Küpsetamiseks, toidu valmistamiseks, mis iganes selle eesmärk oli. Milline koht? Okei, vaatame selle keldri üle. See on kinni jäänud.
Selle video jooksul näete, et see koht laguneb väga kiiresti. See on olnud maha jäetud vaid 8 aastat, aga ma arvan, et lagunemine algas juba enne seda aega. Siin näete puiduhoidlat ja siin näeme esimesi lagunemise märke. Värv koorub maha, ukseava laguneb ja kõik laguneb laiali. See on väga kurb vaatepilt, et need kaunid ajaloolised 18. sajandi paigad Prantsusmaal lihtsalt lagunevad. Kedagi ei huvita need enam. Üle kogu selle riigi on sadu ja sadu selliseid paiku, kuid keegi ei mõtle isegi nende taastamisele ega uue elu andmisele. Ja iga kord, kui ma neid paiku avastan, on see lihtsalt kurb tunne. Siin on meil söeruum koos söeladudega ja näete, et lossi kaminatesse on siiani palju sütt alles jäänud. Sest tol ajal polnud inimestel keskkütet ja nad sõltusid soojuse saamiseks söest ja puidust. Minu arvates on see tegelikult väga suur kelder. See laiub terve lossi all. Mis meil siin on? Ma ei ole kindel, milleks seda tuba kasutati. Näeme siin nagu jooginõusid, võib-olla loomade jaoks, aga ma ei usu, et loomad oleksid lossi sees olnud. Siin on näha metsiga karva või nahka, millel on veel mõned metsiga peakarvad alles. Ja selle koha omanik oli samuti jahipidamise pooldaja, nii et võib-olla kasutas ta seda tuba loomade tükeldamiseks. Pean ütlema. Vaata siia. Isegi majapidamise jalgrattad on siiani alles. Põluvad rattad, millega siin maal ringi sõita. Isegi see laste jalgratas on siia jäänud. Täiesti roostes. Milline nahast sadul? Ilus. Olgu. Ma arvan, meil on veel viimane osa jäänud. See kelder. Wow. Vaata seda vankrit, millega saab siin territooriumil asju ringi vedada. Kas sa saaksid sinna seisma jääda? Näita inimestele, kuidas seda kasutatakse. Vaata seda. See töötab endiselt. Ees on puidust ratas. Sa võisid selle abil erinevaid asju lossi territooriumil ringi vedada. Wow. Kohe sinu selja taga. Vaata seda. Meil on toiduhoidla. Siia pani teenijad kogu toidu ja muud asjad lossi jaoks hoiule. Siia on jäänud palju kaustu. See on kohvisiirup, selle peal on prantsuse keeles kirjutatud. Tõeliselt vanad meditsiinipudelid. Marino. Ja siin laoruumis võtavad ämblikuvõrgud võimust. Oh jumal, ja veel rohkem sütt ja puitu sellel pool. Keldris on veel viimane osa, mida peame vaatama ja see on see tuba siin. Aigu! Jällegi, väga tavaline laoruum. Siin näete seda vankrit. See näeb välja nagu mingi laste vanker. Jah, siia ette paneksite lapse. Tule vaata. Ma arvan, et siin oleks laps. Või oleks see jälle transpordivanker ja ma ei ole 100% kindel. Aga kui keegi saab mulle näidata. See suur kapp, mis enam lahti ei taha minna. Kahjuks jäid siia ka kirstud maa. Oh, tule vaata. Ma nägin siin oma silmanurgast. Meil on pisike veinikelder, mis on endiselt täiesti täis veinipudeleid. Vaata kõiki neid ämblikuvõrke, mis seda katavad, see on lihtsalt hullumeelne. Siin on mõned pudelid, mis on endiselt alkoholiga täidetud. See on väga, väga vana pudel. Wow. See siin on ka veel täis. Oh ei, ma arvan, seal on ikka natuke sees. Vein on väga viskoosne, see on väga vana. Oh, issand.
ja sellel pole isegi silte peal. See paneb mind arvama, et kogu see vein on ilmselt toodetud siinkandis. Imeline. Olgu, lähme edasi läbi lossi. Siinsamas minu ees on keertrepp, mis viib meid ülemisele korrusele. Ma olen väga innukas sinna üles minema. Ärgem raisakem rohkem aega ja suundugem selle lossi eluruumidesse. Ja siin näeme ka, et see koht laguneb väga kiiresti. Kõigepealt vaadake selle trepi kujundust. See on hoolikalt kujundatud iga pisingi detail. Aga kõige huvitavam selle juures on see, et igal astmel, igal käsipuul on väike nägu metalli sisse graveeritud. Seal on isegi vihmavari, mis viitab sellele, et siin käis keegi, kes tuli lossi, kuid unustas lahkudes oma vihmavarju. Vau, vaata siia üles. See on väga ilus vaatepilt. Ulatuvad 4 korruse kõrgusele kuni pööninguni. See on tegelikult ka üks lossi tornidest. Okei, läheme siis üles. Selles väga suures nišis seina sees on väga väike kuju. See on siia jaoks liiga väike. See väike religioosne kuju. Muidugi, kui need inimesed elasid siin 19. ja 20. sajandil, olid nad väga usklikud. Ja seda näeme me kogu lossi peale veel ja veel ning see on enamasti nii, kui me uurime neid mahajäetud paiku Prantsusmaal. Siin on muidugi lagunemise tõttu palju musta hallitust. Ma püüan seda osa võimalikult palju vältida. Lähme siis siit vasakule ja liigume edasi ülejäänud lossi juurde. Me näeme ka, et siin kohas on palju uusi osi, mis on kombineeritud paljude ajalooliste ja vanade osadega. Näiteks meil on see tuba ja ma usun, et seda tuba on siin kasutatud tõenäoliselt ühe viimase ruumina. Tundub nagu väike söögiala, mille nad siia tegid. Ja siin on jäetud maha mõned endise omaniku ravimid. Siin on mõned ravimid, mõned asjad. Tõenäoliselt vanas eas, kui härra John vahetult enne oma autoõnnetust jättis selle kõik maha. Selles toas on meil ka need väga suured sisse ehitatud kapid, mis on endiselt täiesti täis toidu. Wow. Siia on jäänud pudel, mis on täiesti täis Prantsusmaa piirkonnast pärit alkoholi. Ja ka mõned maiustused. Wow, see läheb praegu lihtsalt hallitama. Räpane kraam. Mitte nii magus. Mitte nii magus. Ei, mitte täpselt nii magus. Aga nüüd lähme lossi ilusamatesse osadesse, ajaloolistesse paikadesse, mille pärast te kõik seda videot vaatama tulite. Ja see on üks esimestest tubadest, ma usun, et see oli väike puhketuba, väike istumistuba. Kohe pärast õhtusööki tulid inimesed siia, jõid koos kohvi, võtsid koos konjakit või viskit ja vestlesid lihtsalt kuni hilisõhtuni. See on tegelikult väga kena tuba. Aastate jooksul on seda veidi moderniseeritud, kuid ajaloolised osad on endiselt näha. Näiteks need maalid seal seinal. Näed meest hobuse seljas ratsutamas Prantsusmaa maapiirkonnas. Oh ei, vabandust. See on hoopis naine, kes ratsutab hobusega. Ja siis on meil seintel need kaunid maalid. Võrratu. Seda näeb ainult nendes lossides. Need maalid seintel on lihtsalt ülimalt hoolikalt tehtud. Üks esimesi pilte härra Jeani lastest. Tal oli 6 last, nii et siin näeme kujutatuna vaid üht tema tütardest. Ilus. Aga nüüd astume sisse ühte selle lossi kõige kaunimasse tuppa. Söögituba, kus pere kogunes, sõi õhtust, vestles ja veetis toredalt aega. Ma näen neid siiani siin laua ümber istumas erilistel sündmustel, jõulude ajal, aga ka igapäevaelus. Vau, imeline lühter, ripub lääst. Ilus esa. Mulle meeldib ka see laeliist. See on väga suur pruuni värvi laek karniislaes. Aga otse selle taga, seal,
näed, et loss hakkab pragunema. see koht laguneb koost ja see ei ole enam elamiskõlblik. nii kahju. kui mulle antaks võimalus, ostaksin selle koha ja prooviksin seda parimal moel taastada. ma isegi võtaksin teilt abi, et sellist kohta taastada. aga need inimesed lihtsalt ei taha, nad ei taha. siin on kamiin, aga see on teleri all. väga väike pruun kamiin, mis sobib kokku toavärviga. siis on neil seal väga väike teler. mulle meeldib, kuidas need kaminad on otse seina sisse ehitatud. siis läheb korsten läbi seina üles lossilaeni. Vau. kas see võis olla Sean? või võis see olla üks tema isadest või vanaisadest? võib-olla. tegelikult on see väga vana maal. siin on allkiri, millel on kirjas DC. Wow. seejärel on seintel kõikjal need taldrikud, need süvistatud plaadid. ma ei hakka neid seinast maha võtma, tahtsin teile näidata nende tagakülge. Need on kõik väga ainulaadsed ja käsitsi valmistatud. see on Aasia päritolu, võib-olla Jaapani oma. vaadates selle stiili järgi, seal ukse kohal on ka väga suur. ja siis on meil see kapp jälle täiesti täis kõiki neid taldrikuid, mis on välja pandud. mulle meeldib see väike pallikujuline lillekujundus. Need kujutavad vana Prantsusmaa aegu. Vaata siia. siin töötab hambaarst mehe suus, samal ajal kui keegi puhastab tema kingi. see on armas, eks? siin magavad mõned töölised ilmselt pärast pikka tööpäeva. Nad suitsetavad ja tema magab. see on armas. üks esimesi märke tema jahihuvist. plaat, ilmselt jahimuusikaga. siil sees on endiselt plaate, nagu näha. ja nad mängisid neid siin selle väga suure raadio peal. väga ilus ese. siin näeme esimesi faasaneid seinal rippumas. ta oli ilmselt väga uhke selle üle, et ta need maha lasi. ja ta riputas need siia söögituppa üles, et külalised näeksid tema kõige väärtuslikumaid varasid. siil rippus ka hirve pea. see meeldib mulle rohkem. selle kohal Prantsuse alpid. see on võimsam loodus, mäed. võrratu. kas sa oled seda näinud? see on rüütel, kes tappis lohe seal all. Vau. ja siin on kogu ilus portselan, mida lauale panna, kui tähtsad külalised majja tulid. vaata seda. Need on valmistatud Prantsusmaal. Seal on isegi vapp peal. Need on ilmselt väga kallid. Paneme selle kinni. Nüüd üks viimane asi selles toas. See on see kapp. Imeline kapp. Aga kõigepealt näete seal üleval meest. Ta ei näe välja nagu see teine, keda me nägime. Ta on ilmselt ka väga tähtis mees. Tema kostüümi küljes näete mõningaid autasusid rippumas. Avame selle iluduse nüüd. Kahjuks ei taha see enam avaneda. Olgu. Avame need suured uksed söögitoast. See ei taha enam avaneda. Jah.
leidsin üles. Ja siis saame otse maja koridori jalutada. Väga korralik tuba. Kas oled neile juba näidanud? Las nad vaatavad ringi ja näevad, mida meie näeme. Vau, ma keeran natuke valgust juurde. Ei, las ma avan aknaluugid ja lasen valgusel tuppa voolata. Vau, nüüd näed tuba, nüüd näed selle ilu. Imelina. Aga ta on kuhjanud palju raamatuid kogu tuppa. Nagu näed, on seal hunnikute viisi raamatuid. Siia on ilmselt umbes 1000 raamatut kokku kuhjatud. Hullumeelne, tahtsin ka sellele tähelepanu juhtida. Siin toa keskel on meil see suur süvend. Ja see oli kunagi millegi eksponeerimiseks, aga nüüd pole enam midagi näidata. Siia keskele riputati kunagi maal. Ja siis on meil selle vasakul ja paremal pool marmorist detailid. Imeline. Siin all on veel raamatuid. Ja siis on meil see rüütelkilbi ja portselanist lõviga. Ma armastan seda eset. Siin sellel pool on meil see imeline klaver, mis ikka veel mängib. See on Tegelikult on seda väga kummaline näha. See osa lossist, need toad vasakul pool, on endiselt väga heas seisukorras. Toad, mis jäävad otse minu selja taha, on väga halvas seisukorras. See on lihtsalt hullumeelne. Kuidagi sattus vesi lossi sinna ossa, aga mitte siia ossa. Ma tõesti armastan seda eset. Ma näen teda siiani siin istumas öösiti, klaverit mängimas. Ma oskan klaverit mängida. Nii et see on ilmselt häälestalo. Aga just nii ta siin istuski ja nautis lihtsalt ööd. Imelina. Ja siinpool näeme taas sama pühendumust, kuid seekord on seal sees maar. Vau, naine hoiab last süles. Nad näevad väga kurvad välja. See on kahetsusväärne. Lisaks sellele, et härra Jean oli jahimees, oli ta ka autohuviline. Me näeme lossis igal pool palju autode ajakirju. Nagu näete, on see siin aastast 2008, samal aastal, kui ta suri kahjuks. Imeline. Ja see on lossi peavärav, sissepääs, mille ümber on kardinad. Samuti on meil selle mõlemal küljel 2 ajaloolise rüütli kuju. Üks neist hoiab käes nuga, teine mõõka. Täielikult puidust valmistatud. Ja see on see sama, vabandust, see ei ole see sama, see on teine. See on naine koos lapsega ja tal on ka nuga käes. Ilus. Kas sa arvad, et see on selle perekonna vapp? See võib olla võimalik, eks. Selle keskel on võti. Olgu. Kas me saame luugi kinni panna? Lähme edasi sellele poole. Ja siin tegi härra Joan kogu oma töö. See oli tema kabinet selles kohas. Siin töötas ta sageli hiliste öötundideni. Vau, ilus. Ma pean tule natuke heledamaks keerama, sest ma ei saa kogu tööd teha pimedas. Ma uurin. Kauan on lihtsu ära saada. See on hea new. Jaa, juba. Ja siis jõuame selle koha teise erilisse ruumi, ühte kõige tähtsamasse ruumi, kabinetti, kus härra Joe oma tööd tegi. Ta tegutses raske tehnikatööstuses, näiteks kaevemasinad ja muu selline, ning just siin ta kogu oma töö ära tegi. Jällegi imelised kõrged laed, ilusad laeliistud ning samuti väga kena ja suur tuba. Näete, kogu tema paberimajandus on siiani alles sellest ajast, kui ta suri. Iga viimane kui paber on siiani siin alles. Iga raamat, mida ta kunagi luges, on kõik siia maha jäetud.
kõik ajakirjad, mida ta kunagi luges. Hull värk. meil on seal ka palju maale. muidugi hirvedest, kes jooksevad läbi põllu ja siin veel üks metssiga, kes ringi jookseb. see maksis 750 eurot. see on tegelikult päris palju raha. nii väike maal. ma ei ole muidugi kunstiekspert ja ma ei saa seda liiga palju hinnata. siin on meil palju joonistusi, mis on maha jäetud, kõik seotud jahiga ja loomadega. mulle meeldib see väga. vaata seda. väga ilus. olgu, paneme selle kinni. ja siis otse meie ees on siin kabinet, kus mees oma tööd tegi. vaata siia taha. Vau, tal oli see mänguautode kollektsioon, täpsemalt öeldes mudelautode kollektsioon. ja siin on näiteks Ferrarid, aga ma pole kindel, mis auto see siin on. ma ei ole 100% kindel, aga meil on seal Ferrari, siin on ka Mercedes ja siin on ka teistsuguseid autosid, mida te kõik olete kogunud. vaatame, kas me saame selle lahti teha. see tundub olevat väga kinni. las ma näitan sulle siin veel ühte. siin on Bugatti. Wow. Need on ilmselt väga palju raha väärt. siin on meil Rolls-Royce'i makett. isegi numbrimärgi ja kõige muuga, mille on valmistanud Rolls-Royce'i ettevõte Itaalias. Imelina. Siis see väga suur kirjutuslaud siin meie ees, kus mees oma tööd tegi. siin ta istus ja tegi kogu oma tööd. meil on alles jäänud foto, tõenäoliselt Johnist, kes seisab auto juures. tema ümber mõned naised ja veel üks mees. ja vaata ka siia poole. isegi raha on maha jäänud. 1 euro. Sellega saad tegelikult midagi maksta. selle eest saab poes joogi osta. 50 senti on ka lihtsalt siia jäetud. tal oli see sarvedest lamp. On näha, et ta oli oma hobide suhtes väga kirglik. ma arvan, et meil on veel üks tuba selles suunas. Vau. see on samuti väga eriline tuba. Väga uhke tuba, väga avar. see näeb rohkem välja nagu pallisaal, kus inimesed tantsiksid või pidutseksid. Selle imelise lühtriga, mis ripub siin toa keskel. ole ettevaatlik, sinu selja taga on nii palju ajakirju. ja need jutustavad lihtsalt härra John'i elust, tema autodest, loomadest ja jahist. kõik on lihtsalt siia jäetud. see on hullumeelne. Kas see on kuningas Leopold? Kas mul on õigus? Ma arvan, et see on kuningas Leopold, aga ma pole 100% kindel. See on siiski imeline maal. Ja siis on meil siin veel üks väga suur diivan keset tuba. Ma ikka veel mõtlen, milleks seda tuba oleks võidud kasutada. Mis selle koha eesmärk oleks olnud? Laua peal on endiselt ühe endise elaniku jakk rippumas. Wow. Imelina. Need maalid on iga kord nii erilised, kui ma nendesse Prantsuse kohtadesse lähen. Selle paremas nurgas näed, et seal on isegi vapp ja kõigil neil on see vapp olemas. Sellel oli see samuti. Siin. Ole ettevaatlik. Martin peaaegu komistas. Siin on veel üks vapp. Maas on nii palju rususid. Me pole seda veel välja toonud, aga maas on nii palju rususid. Ma arvan, et komistasid selle otsa.
sa komistasid beebi pea otsa. ja see tuli sa peeglist, see kukkus välja. see oli ilmselt just seal, peegli keskel. Oh jumal, paneme selle siia ilusti nähtavale. Nii kahju. Nii palju rususid, nii palju lagunemist. Veel üks imeline maal ripub siin seinal. nii et kõik teate, peate nüüd ainult minuga arvestama, sest ma võtan Martini koha üle. Ja me hakkame uurima ülejäänud lossi ülemist korrust. Aga kõigepealt läheme läbi nende uste, mis on otse meie ees ja siseneme hoone koridori. Avame need kaunitarid. Väike uksekäepide, mille kõrval on võti. Ja see viib meid selle kauni koha väga uhkesse koridori. Vau, see on tõeliselt imetlusväärne vaatepilt. Imelina. 3 suurt peeglit seal koridoris. Ja see on palju suurem kui see, millest me esimest korda üles kõndisime. Vau. Esimene asi, mida ma siin koridoris märkan, on need embleemid, need auhinnad, mis on seinale riputatud. See sarvedega müts seal keskel. Aga mis kõige rohkem mu tähelepanu köidab, on see trompet siin, mis sellest ripub. Ja seda jahisarve kasutatakse jahhooaja alustamiseks ja lõpetamiseks, millegi tähistamiseks. See oli tegelikult jahisarv, nagu seda nimetatakse. Leiutati 1630 aastal ja on sellest ajast saadik kasutusel olnud. Imeline muusikainstrument, lihtsalt kaunis ese. Ja ma tahan teile rääkida ka sellest väikesest istumisnurgast, mis neil inimestel siin koridoris oli. See oli tegelikult istumisnurk. Kui tulid inimesed, kes polnud nii tähtsad, nad panid nad siia istuma ja pakkusid neile siin juua, sest nad ei tahtnud neid lossi sisse lasta. See oli lihtsalt nagu, sa pole piisavalt tähtis, et lossi sisse pääseda. Nii et sa saad siin oma joogi kätte ja oled 5 minuti pärast väljas. Imelina. Siis, kohe uksavade kõrval siin mõlemal pool on meil need raamatukogu raamaturiiulid, kus on endiselt sadu raamatuid sees. Ajaloolised loodusteaduslikud raamatud. Siia on talletatud igasuguseid raamatuid. Loomakabjad, kuhu sai oma mantli riputada, kui sa lossi sisenesid. Ja siin on meil kujutatud jahti. jah, Jahiseltskonda, kus jahimehed on üleval ja koerad all. Ja siin ta puhub trompetit, imeline. Maal, võib-olla advokaadi portree. Vau. Siin on meil naise portree. Kaunis naine. Von Kapelle, seal on allkiri Von Kapelle ja see on Hollandi nimi. Ja see kujutas lopsakat troopilist maad kusagil selles kaunis maailmas. Ja siin näeme palju musta hallitust seinal, mis võtab selle koha üle. Siin mõlemal pool on mõned õlilambid. Meid kasutati vanasti selle koha valgustamiseks ja iseloomu andmiseks. Siia on hoiustatud palju dokumente. Vaatame ka koridori selle poole üle. Siin seinal on taas üks neist lopsakatest troopilistest maalidest samalt kunstnikult Von Kapellilt. Ja taas üks maal naisest, mis on maalitud samas stiilis, seega tõenäoliselt sama kunstniku poolt. Võib-olla olid nad perekond. Imelina. Veel üks kujutis jahhooajast. Nii palju raamatuid on siia jäänud. Nii palju dokumente. Vau, vaata seda tuba. Oh jumal, nii palju asju. Aga mis mind selles toas kõige rohkem üllatab, on ämblikuvõrgud, mis katavad selle aknaluuke. Vau. Lühter
ripub lääst. Siis on meil siin kõrval veel üks kullatud raamiga peegel. Ja see lõpus veel üks maal. Ta näeb väga kena välja, see mees. Nagu tõeline härrasmees. Lähme aeglaselt mööda treppi üles kõige ülemisele korrusele ja vaatame, mida me sealt leiame. Wow. Siin kõige ülemise korruse koridori keskel ripub isegi lühter või pigem latern. Ja see tundub olevat lehmasarv, mis on siin seina peal. Ämbliku võrgud katavad seda juba igast küljest. Lehma või pühvlisarv. Imeline. Isegi väike kujutis Jeesus Kristusest on siia jäänud, ta seisab seal käed laiali. Ja nüüd jõuame ülemisele korrusele ja esimene asi, mida näeme, on taas lagunemine lossis. Et parandada näiteks seda väikest auku, tuleb kogu lagi uuesti teha, sest niiskus on tunginud taladesse ja seda on peaaegu võimatu parandada. Ma arvan, et see loss jääbki igaveseks selliseks, kuni ta täielikult kokku variseb. Või keegi otsustab selle lammutada. Selle uksevõti käib siia ja siin sees hoitakse kogu voodipesu. Need helid, mida need asjad, need kapid teevad, on alati nii mõnusad kuulata. Jälle, meie ees on veel üks imeline maal, mille kõrval on veel üks vapp. Vau, vaata seda! Sellest ajast pärit sigaretipakid on tänapäeval Prantsusmaal siiani alles. Selliseid pakke ei saa enam kuskilt, sest pakil ei tohi enam reklaami näidata. Neid ei tohi värvida, need peavad olema pruunid. Ja, see on nii vana pakk, et isegi vapp on meil sigaretipakil näha. Siis kandsid need asjad veel kuninglikku märki. Tol ajal suitsetasid kõik. Mulle meeldib see väike kirjutuslaud, mis meil siin ees on. Õnneks pole seal enam midagi sees. Ilusad polsterdatud toolid mõlemal pool seda ning ka siin koridoris selle istumispingi juures. Lähme kõigepealt siiasse. Ma kõnnin täiesti lõpuni välja ja siis liigume paremalt poolt vasakule üleval korrusel. Ma eksisin. Selle lossi vasakul küljel toimub samuti palju lagunemist, mis on toimunud väga kiiresti, vaid 8 aastaga. Võtame kõigepealt selle toa. Oh. Ja see näeb juba välja nagu mingi pea magamistuba. See oli kindlasti vanemate magamistuba, härra Jeani ja tema naise jaoks. See on väga suur voodi ja minu arvates ka ilus voodi. Roheline polsterdus on selle ümber. Kahjuks seda enam ei tehta, aga see on ootuspärane lossi puhul, mis on nii lagunenud. Tapit kõõrüb säintult. Lihtsalt tunnetage ja tajuge selle ruumi õhkkonda. Kui ta 8 aastat tagasi siit ilmast lahkus, oli see viimane asi. Ta ilmselt magas selle viimase öö selles voodis. Ja nüüd on see olnud selline viimased 8 aastat. Tema elu on peatunud, tema loss on peatunud, aga kõik on siiani siin alles. Isegi tema kohver. Tema initsiaalid on seal peal, ja ma ei hakka sulle tema perekonnanime ütlema, aga... Jah, ta oli rikas mees. Ja tol ajal ei olnud kõigil tavaline reisida, aga tema sai reisida üle maailma ja kogeda kõiki neid asju, mida meie tänapäeval teeme. Ta oli õnnega mees, ilmselt ka töökas mees, aga siiski tol ajal õnnega mees. Siin on meil suur kamin, mille kohal on tohutu peegel ja selle ümber on kõikjal kullatud raamid. Mulle tegelikult meeldib see kamin. See on nii roostes ja vana ja veide. Otsid lossi? Peame ütlema, et see on selles toas kuidagi kohatu ja kindlasti on näha, et see oli tema tuba.
tal oli öökapil tobis lind. kes nii teeb peale jahimehe? olgu, vaatame. väike kraanikauss siin koridoris. eks ole, ja ma arvan, et me oleme praegu sattunud laste magamistuppa. Siin on 2 voodit kõrvuti. Nii et 2 tema 6 lapsest magasid selles toas. On selgelt näha, et see oli laste magamistuba. Siin oli neil ka riidekapp. Vaatame, kas saame selle lahti teha. See oli selle võti. Ja kõik nende laste riided on siiani siia jäänud. See on ratsutamiskiiver. Ratsutamiskiiver. Nii et see oli ilmselt ka spordiala, millega lapsed tegelesid. Laps, kes magas sellel pool voodit, oli tõenäoliselt väga suur langevarjuhüpete fänn. Võib-olla tegeles ta ise ka langevarjuhüpetega. Okei, üks nõuanne kõigile. Kui keegi kunagi mõtleb, et tahab mulle sünnipäevaks või millekski muuks kingitust teha, siis kinkige mulle lihtsalt langevarjuhüpe. Ma pole seda kunagi oma elus teinud, aga ma olen selle nii suur fänn ja ma tahaksin seda väga teha. Ma teen selle kunagi ära, aga erilises kohas ja erilisel puhul. Siis on meil veel see pool. Kõik ämblikuvõrgud katavad seda. Ja siin seisab veel üks maal. Sahtli peal ta näeb välja nagu kena mees. Et valguslilitid on nii ajaloolised, et neid enam ei näe. Mis siin sees on? Need on püpsisekarbiid, Ameerika inglise keeles cookie boxes. Daamipea on ka veel siin. Ma näen ka mõningaid parfüüme ja muud kraami. Seal üleval. Ja isegi üks moosipurk siin all. Olgu. Siin paremal on veel üks magamistuba. See on taas laste magamistuba. Ühele inimesele mõeldud magamistuba. Pean ütlema, et toa keskel on meil see kiltkivist voodi. Imeline, ajalooline 18. sajandi kiltkivist voodi. See maksaks antiigiturul palju raha, kui seda müüa, aga siin lihtsalt laguneb see niisama. Siiski on kogu voodipesu alles, voodi täiesti üles tehtud, padi lebab endiselt voodi otsas. Mulle meeldib see. Ja siin on selle inimese riided. Võtas see tool ära, vaatame. Kõik riided on ikka veel kilepakendites. Ja siin on riidekapp. Paneme selle kinni. See ei taha enam kinni minna. Ei, ma panen tooli ilusti tagasi. Vaata seda. Siin kamine simsil on meil ühe daami joonistus ja selle all on ta ise oma kleidis lossiaias. Wow. Tõenäoliselt tema nooremana samuti siia jäetud. Mäenõlv. See on kaart, mille keegi talle andis, keegi talle saatis. Siin on laud, mille taga ta tõenäoliselt õppis kõigiks oma elus tehtud eksamiteks. Mis meil siin on? Las ma pressin end siit läbi. See oli meie privaatne garderoob. Ma arvan, et alguses arvasin, et see on vannituba, aga see ei ole vannituba, see on lihtsalt garderoob. Imeline, et siin nurgas on tualettlaud. Mulle meeldib ka see tapeet, see sinine tapeet. Ja siit saad vaadata lossi põldudele. Ja ta sai hommikul seda vaadet vaadata, kas pole lihtsalt imeline. Ja siis koridorist siin meie ees on meil üks kogu lossi ilusamaid magamistube. Vau,
see on nii hästi säilinud võrreldes lossi teiste osadega. Väga tore näha. Siin maalile on kujutatud lopsakad loodust. Ja siin on jälle üks jahisarv, kes seisab selle kummuti peal. Sellesse puhuti hoitaks tõenäoliselt umbes nii ümber käe, et minna põldudele. Ja kui nad ilmselt midagi lasid või metsiga lasid, siis nad lihtsalt puhusid sellele. Ma ei ole kindel, kuidas seda teha, aga midagi sellist. Väga kena jahindusajaloo ese on siia jäänud. Siia on jäänud palju muid esemeid, näiteks see. Maria kujudes. Siin on meil selle riidekapi teine pool. Okei, seal on see aken, mida me just üleval nägime. Nii et siin inimene, kes selles toas magas, hoidis tõenäoliselt kõiki oma riideid. Alles on jäänud vaid üks jakk, rohkem mitte midagi. Nii imeline tuba. Ja otse siin meie ees on see kaunis voodi. See ei ole kilkivist voodi, see on lihtsalt tavaline antiikvoodi. Endiselt tugev, palju paksu käsitsi valmistatud puitu. Ja jälle religioosne kujutis otse voodi kohal. Vau, too nurgas on meil see tool, mis on siia jäänud. Ilus punane dekoratiivtool. Ja nüüd liigume edasi lossi paremasse ossa, selle toreda eseme juurde. Uks ei tööta. Siin on kirjas, et uks ei tööta, aga selgelt uks töötab, nii et võib-olla see enam ei lukustu. Ja kui keegi oli siin vannitoas, ei saanud ta ust lukku panna, nii et jah, nende privaatsus oli ohus selles väga maitsetus vannitoas. Jah, pean ütlema, et see on väga väike, mitte see, mida ootaksin nii suure lossi puhul. Nende pruunide kraanikaussidega, pruun bidee ja sa ootaksid midagi nagu lõvikäpad. Selle vanni all on lihtsalt plastmassist tugijalad, mis nad sinna alla paigutasid. Väga maitsekas see pole, aga siiski väga ainulaadne ese. Šampoonid on ka maha jäetud. Siiski. Siit saame minna teise magamistuppa. Nii et see magamistuba oli ühendatud vannitoaga. Vaatame seda. Uks on siin täiesti varjatud. Ainult kui hoolikalt vaadata, näeb ukse nuppu. Vau, see on tõesti ilus detail. Ja ka selles toas magasid kunagi 2 inimest. Siin olid jälle kiltkivist voodid, imeliselt tehtud. Siiani ilusad voodid. Ja selles toas oli samuti istumisnurk, kus sai õhtuti istuda ja päeval puhata. Siia on jäänud palju neid samu imelisi toole. Seal taga on isegi veel üks peidetud tuba, aga ma ei hakka sinna sisse minema. Ja pilt ühest daamist, mis ripub ukse küljes. Vaata seda kellaplaati. Milline ilus ese. Lem le Merle, Charpentier, Brandier valmistatud Pariisis. Pariisis valmistatud kell. Vau. Ja mulle meeldib ka see seinavaip, mis neil siin seinal oli. Taas kujutamas troopilist lopsakat maad. Nii et tõenäoliselt reisisid need inimesed palju mööda maailma ringi ja kogusid artefakte ning kunsti erinevatest maailma paikadest, mida nad riputasid üles sellesse lossi ja selle alla. Siin on veel üks roomlane. Võtab oma nooletupest noole, et looma tulistada. Ilmselt siin ta hoiab käes hirve. Vau, kas pole lihtsalt põnev seda näha? Aga kahjuks see kuju laguneb, puidutõugud söövad seda. Nii ilus teos mädaneb ära. Siin on meil veel üks tuba. See ei ole magamistuba. Tegelikult on see veel üks kabinet. Väga tavaline kabinet, mille lõpus on puhkenurk. See
või too. Ei, see on ka voodi, aga väga väike tuba magamistoa jaoks. Vau, see on jälle üks neist moodsatest tubadest. Mida rohkem me liigume lossi paremale poole, seda moodsamaks asjad lähevad. Mida rohkem me liigume lossi vasakule poole, seda ajaloolisemaks ja vanamoodsamaks asjad muutuvad. Vau, mulle meeldib see voodi. Siniste detailidega, mis sobivad seinaga. Ja jälle üks peidetud uks, mis viib koridori. Vaatame siia poole. See siin on tühi, see sahtel, palju pabereid, pullipea, keegi, kes siin elas, ilmselt naisterahvas. Olgu, siis jõuame selle ülemise korruse lõppu. Oh, ja siin on minu arvates üks uuemaid magamistube. Vaata seda. See on ilmselt üks viimati kasutatud magamistube selles kohas. Nagu näete, on siin keskel 2 identset voodit erinevate voodipesudega. Ja need kapid paibutati tõenäoliselt kõik hiljem. Näete, see on uuem mööbel ja see laguneb juba laiali, aga vana mööbel on ikka veel ühes tükis. Tol ajal tehti asju, mis pidid igavesti kestma. Tänapäeval tehakse asju, et kiiresti raha teenida. Kõik Shani ülikonnad on ikka veel siin sees. Paneme need ilusti kinni. Ta pani siia tuppa ka mõned ilusad vanaaegsed mööbliesemed. Siin on tualettlaud, kus majaperenaine istus ja hommikuti end ilusaks tegi. Olgu. Veel üks kapp. Isegi selle inimese prillid on siia jäänud. Rahakott. Ma kuulen seal sees münte külisemas. Oh, vaata seda. Need ei olnud eurod, nagu me all nägime, vaid tegu oli vana prantsuse rahaga, frankidega. Nagu näete, paneme selle ilusti tagasi, niimoodi. Oh. Siin on 2-eurone münt, nagu näete, nii et 2 eurot, nii palju raha. Keegi ei võta seda ja keegi ei taha seda. 2 eurot on võrdne $2,5. Neile, kes vaatavad Ameerikast, ma kahjuks ei hakka seda igasse valuutasse ümber arvutama. Ja siin voodi peal nägin me just, et meil on siin pilt 3 inimesest, võib-olla selle koha lastest. Okei. Ja siis otse siin minu taga on meil veel üks vannituba koos vanniga. Ja ka istumisabivahend eakale inimesele. Nagu näete, kõik šampoonid, hambahared ja kõik muu on endiselt siin. Hullud asjad. Lähme nüüd viimastest treppidest üles. Siin näete kogu rususid, mis trepil vedelevad. Kas see pole mitte hullumeelne, et meid viiakse? Ma pean siin üles minnes väga ettevaatlik olema. Oh, jumal. See on lihtsalt wow, see on lihtsalt ohtlik. Aga ma tahan ikkagi pööningut näha. Olgu, teeme seda väga ettevaatlikult. Vaat siia. Praegu oleme me nii kõrgel. Ja me ilmselt satume teenijate ruumidesse ehk majapööningul. Jah, nagu ma sulle ütlesin, seal ühe teenija esimene magamistuba, kes siin paigas magas. Ja nad töötasid nende siinsete inimeste heaks. Neil oli ka tualettlaud, nagu näha, koos paljude esemete ja artefaktidega. Maria Vigen. Wow. Näitan teile kõiki ämblikuvõrke seal. Still said King Ed. Siin on meil veel üks magamistuba ühele teenijale.
siin on selgelt näha kontrast inimese vahel, kes tõesti elas siin kohas ja oli pereliige, ning selle vahel, kes töötas nende inimeste heaks. ka lapse käepide. väga pikk koridor, mille mõlemal pool on toad. kõik täidetud esemetega endistest aegadest, mida need inimesed enam ei vajanud. mis köidab minu tähelepanu iga kord, kui ma neid kohti uurin, on see, et nad hoiavad pööningul tapeedinäidiseid. Nad teevad seda alati, pööningul on alati tapeedinäidised olemas. Näed, see lilleline tapeet, mida nad siin pööningul hoiavad lihtsalt vaatamiseks. Need inimesed ilmselt remontisid oma seinu üsna mitu korda selle lossi elu jooksul. Vau, seal üleval on ukseava, mis ilmselt viib lossi torni. Sa näed, mis siin taga on. See on kena tornituba. Vasakul on imeline sinine voodi. Ja siin koridoris kõigi rusude vahel on meil ikka veel see imeline pink alles. Jah, imeline, see laguneb ka, aga kunagi oli see väga imeline. Ja otse selle kohal on kujutis lossist kusagil siin, Prantsusmaa lopsakal maastikul. Vau, see on uhke aken. Oh jumal, vaata seda. Aga kõik aknad on sellest välja rebitud. Selles toas, selles majapidamises oli neil mitu teenijat. Siit saame vaadata lossi põldudele. Jälle ilus voodi, imeline kiltkivist voodi. Ja väga primitiivne pesemisvõimalus teenijatele. Lähme selle koha viimasesse ossa. Kas ma näitan sulle, mida me leiame? See oli rohkem üldine pööningu hoiuala. Siia pandi hoiule mõned voodid, mõned madratsid, asjad, mida majas enam vaja ei olnud. Palju toole ja muud sellist kraami jäi ka siia maha. Kas see on hani või midagi sellist? Ma ei ole 100% kindel. Toppers, loom, uralatik. Ja rütli. Pea, aga see on lapse oma. See on lihtsalt plastik kahjuks, kuju jaoks mõeldud vorm. Wow. Ja siis lossi viimane tuba. Vaata seda. Siin on isegi õlilamp, õlilatern pean ütlema, mis on siiani siin rippumas. Vau! Milline koht, rahvas, nii palju ajaloolisi asju. Vaadake kõiki neid ajalehte, mis on kokku köidetud ja siin hoiul. Neid kasutati kogu lossi ulatuses isolatsioonina, kui loss oli veel kasutusel. Bibi Vanker. Mõni annaks mida iganes, et siin majas midagi sellist saada. Ja see lihtsalt siia rusude vahele visatud.
Enne kui ma selle nädala video lõpetan, tahan tänada meie sponsorit Squarespace'i, tänu kellele see video võimalikuks sai. Squarespace on veebiplatvorm, mille saad luua omaenda veebilehe isegi ilma tehniliste teadmisteta. Ja sellel veebilehel saad sa isegi luua kogukonna, kus inimesed saavad sinu postitustele vastata, meid laikida ja jagada ning sina ise saad neid postitusi kategoriseerida ja jagada teistesse sotsiaalmeediaplatvormidesse. Aga see pole ainus asi, mida Squarespace sinu jaoks teha saab. Ma tean, et teil on palju kirgi ja soovite elus midagi luua. Ja sa saad teha oma enda poe Squarespace'is ning Squarespace'id on isegi laiendused, mida saad sellele poele lisada. Et hallata oma makse, saata neid esemeid üle maailma ning ka oma laoseisu kategoriseerida ja muuta kogu protsess sinu jaoks väga lihtsaks. On veel üks asi, millest ma pean rääkima. Oma Squarespace'i veebilehel saad sa luua ka liikmeskogukonna ning seal saad sa tulu teenida, saates neile inimestele teavitusi ja hallates oma liikmeid. Ja seal on veel palju rohkem kasulikke asju. Nii et mida sa tegema pead? Sa pead minema aadressile squarespace.com/prosofdk, et saada oma esimene domeen või veebileht 10% soodsamat. Kas see pole mitte lihtsalt fantastiline? Ma tahan veel kord tänada Squarespace'i selle nädala video sponsoreerimise eest. Ilma nendeta oleks see lihtsalt võimatu. Nii et aitäh teile, daamid ja härrad, mu kallid vaatajad. Kahjuks oleme jõudnud video lõpuni. Olen samuti väga kurb, et pean ilmselt selle koha maha jätma, aga ma pean edasi liikuma. Prantsusmaal on meil palju kohti, mida avastada. Mul on homme veel 2 lossi plaanis ja ma pean sinna jõudmiseks 6 tundi sõitma. Nende mahajäetud paikade avastamine on raske töö, aga ma teen seda suure rõõmuga ja loomulikult saan sellega hakkama. Mul on väga vedanud, et saan kõiki neid paiku näha. Tahan teid kõiki väga-väga tänada selle nädala video vaatamise eest ja see oli taas üks minu lemmikpaiku, mida avastada. Loodan, et teile meeldis see samuti. Kui meeldis, siis kirjutage mulle all kommentaaridesse midagi toredat. Telie kanal, kui olete siin uus ja kindlasti andke videole korralik pöial püsti. Kirjelduses on ka link Patreoni lehele. Saate mind toetada ja aidata mul kõiki neid kohti külastada. Ja just nii ma rahastan neid autoreise, kogu oma varustust nende kohtade filmimiseks ja kõiki kulusid. Aitäh teile ja kohtume järgmisel nädalal järjekordne ilus episood. Ma armastan teid väga. Nägemist!